videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund Nõmme raadios ja esmaspäev on kätte jõudnud. Ja siinkohal üks niisugune pisikene märkus, et huvitav on see, kui jällegi keelepruugist räägime. Kas või ilma teadet kuulata, siis öeldakse tihti peale seal, et täna on pilves selgimistega ilm, õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi näiteks. Hetk tagasi, tund aega tagasi näiteks, oli Tallinnas 9 kraadi, Võrus 7 või 11 või midagi taolist. Aga enne öeldud, et 14 kuni 17. Kuidas ta siis 17 või 14 saab olla või selles vahemikus püsida, kui tund aega tagasi oli 11? Täiesti arusaamatu, aga noh, ju siis on kuidagi niimoodi välja kujunenud ja ju siis peab sellega lihtsalt harjuma, et see, mis öeldakse, ei ole kuigi oluline. Ja oluline on see, mida tahetakse öelda. Aga nüüd alustuseks, nagu ikka, täname kõiki, kes on meid toetanud. Loodetavasti teid tuleb rohkem ja loomulikult ootame arvamusi, ettepanekuid. Meil ei ole küll kaebuste ettepanekute raamatut, kui sellist ei ole olemas. Aga sellele vaatamata, kui on teil mingisuguseid küsimusi või olete mingisugusele seisukohale jõudnud, mis risti vastupidine siin esitatule on, siis olge head ja andke sellest teada. Ja kui on asi tõsine, siis lihtsalt tunnistame üles, et meie siin oleme eksinud ja palume vabandust ja lubame ennast edaspidi parandada. Aga võib-olla läheb teie enesetunne ka sellest natukene paremaks, sest olete andnud oma panuse ja seda on arvestatud. Siin ei ole mitte tegemist niisuguse formaalse kaasamisega, nagu meile tihtipeale räägitakse, et kaasatud on erinevad osapooled. Pooli saab muide olla ainult 2, tervik koosneb 2 poolest. Nii et kui osapooltest rääkida, siis saab neid olla 2. Aga kui osalistest, siis võib olla neid isegi peaaegu et lõpmatu arv. Olgu, aga läheme tänaste pealkirjade ja väljaütlemiste juurde. Toonitame siinkohal veel, et me räägime põhiliselt keelest, mõttest, selle keelelisest väljendusest ja loomulikult ka kõnest, nii suulisest kui ka kirjalikust. Sellepärast keel ja kõne, need ei ole paraku synonüümid, need ei ole üks ja seesama asi. Keel, alustame kas või sellest, et keel on abstraktne, üleüldine, aga kõne iga inimese puhul on erinev, individuaalne. Seega siis keel abstraktne, kõne individuaalne. No on ju, te tunnete isegi kõnepruugi järgi ära tihti peale, kes parasjagu räägib, isegi kui te nime ei tea. Nii, aga olgu, Tarmo Jüristo, Praxise juht, ütleb meile niimoodi. Õigemini esitab küsimusi. Mille eest umbusaldada rahandusministrit? Jürgen Ligile tehtud etteheited on valed. Mida me nüüd siis saame sellest järeldada? Üks asi on võimalik võtta üks ühele. Tarmo Jüristo ütleb, et mille eest umbusaldada rahandusministrit ja Jürgen Ligile tehtud etteheited ongi valed. Aga tegelikult väga paljud etteheited, mis Jürgen Ligile on tehtud, alates tema isiksuse omadustest, lõpetades ka professionaalsete oskustega, on paraku paikapidavad. Ja kui Tarmo Jüristo, targa inimesena, peaks seda ju ometi nägema, ta peaks olema sellega tuttav, sellega kursis, ja kui ta ütleb, et talle Ligile see tähendab, et tehtud etteheited on valed, siis paistab selle teksti tagant välja üsna üheselt, et Tarmo Jüristo on visukunud Jürgen Ligi kaitsele ja see muidugi annab ka mingisuguse seletuse selle kohta, kust koha pealt on Praxise riiklikud tellimused oma alguse saanud, kust koha pealt on riiklikud rahajoad sinna voolama hakanud ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, siit paistavad lihtsalt selle teksti kaudu, paistavad sellised seosed üsna hästi silma. Nad ei ole siin isegi mitte varjatud, vaid kõige otsesemalt välja toodud. Ja siis ta toob ühe niisuguse lause ka veel siia juurde. Riigieelarve reaalkulud on Ligi ajal vähenenud, kogu kasv tuleb kaitsekuludest. Kas kaitsekulu ei kuulu
eelarve reaalkulude hulka? Loomulikult kuuluvad. See on täpselt samasugune kulu nagu igasugune muu kulu. Ja need on tõusnud. Täpselt samamoodi võib ju öelda, et inimese tervis üldiselt ei ole halvenenud, vastupidi on paranenud, ainult et võtta, et süda jupsib ja võtta südame kohta, jah, on seal tihtipeale, et iga natukese aja tagant peab teda mingite aparaatide alla vedama, aga muidu täiesti terve. Ja see jutt sellest, et tal on tervisega halvasti, ei pea absoluutselt paika. Seda loogikat kasutades jõuame täiesti vabalt ka sellisele tulemusele. Nii, ja nüüd meil on see teatriskandaal, Estoniast on jutt, on üsna kõrgeks aetud. Me ei hakka siin ise järeldama oma väikeste peakestega, kes süüdi, mis süüdi, miks ja nii edasi, nii edasi. Me võtame mõne teksti ette, mis selle kohta on käinud. Estonia ooperisolist Pille Lill ütleb niimoodi. Rahvusooperi sisekliima probleemid ei vähenda uue ooperimaja vajadust. No kuidas need kaks asja nüüd kokku panna, väga raske öelda, aga siin on selge, et öeldakse, et uut ooperimaja on vaja. Ja nüüd ütleb täpsustades veel niimoodi. Ooperiteater ei ole eelkõige hoone publikule, vaid töökoht kunstnikele. Kui töötingimused ei vasta enam kaasaegsetele nõuetele, mõjutab see kogu kunstilist taset. Pange nüüd see kuidagi moodi kokku. See tähendab, et ooperiteater ei ole mitte publikule, kes seda seal nautimas käib, vaid hoopiski lihtsalt üks töökoht sealsetele asukatele, kes on kunstnik, kes mitte nii väga kunstnik, kes tahab kunstnikuks saada, kes on selleks päriselt ka saamas, miks mitte, ja nii edasi, aga nüüd kaasaegsed nõuded, missugused on teatri kaasaegsed nõuded ja kuidas erinevad nad näiteks antiikteatrist. Antiikteatris oli ka protagonist, see tähendab esinäitleja, kes turnis lavale oma koturnides, koturnid on sellised kingad, veidi kõrgemad, et näitlejat oleks paremini näha. Tõsi, siis ei olnud mikrofone ja ei olnud sellist uhket võib-olla valgusshow'd ja nii edasi, kuigi tõrvikud ja sellised on kogu aeg kasutusel olnud. See on tehniline külg, missugused on need kaasaegsed nõuded lauljane näiteks. Kuidas erinevad need nõuded nendest, mis olid umbes 100 või miks mitte ka 200 aastat tagasi. Muide, suur teater Moskvas tähistas hiljaaegu oma 250. juubelit, täpselt nagu Ameerika Ühendriigid ka tähistasid ju hiljaaegu oma 4. juulil nimeta oma 250. sünnipäeva. Et kuidas need nõuded siis erinevad? Kogu aeg on ju soovitud seda, et laulja laulab võrdlemisi võimalikult täpselt, hästi, sealjuures isikupäraselt, suudab edasi anda kogu selle sisu ja täita lava, kui soovite, tunnetega. No ma ei ole eriti hea nende asjade kirjeldaja, siin peaks olema nüüd küll keegi, kes neid sõnu kenasti ja palju paremini ritta oskab seada, selliste kunstilise väljendusega. Aga ma loodan, et te lihtsalt saate aru, et need nõuded ei ole muide muutunud, ei lauljatele, ei ole ehitajatele muutunud, kes kõik peavad tegema ükskõik mis ajal oma tööd, kas või müüri laduma, sellisel viisil, et ta kohe kokku ei kukuks, säiliks võrdlemisi kaua nii funktsionaalsena, kas ilu on ka suurel määral ju tegelikult funktsionaalne, ta peab inimeste ilumeelele midagi pakkuma ja nii edasi. Nii et selline seisukoht siis. Ajalooline hetk, pange nüüd tähele, Eesti majanduselus on toimunud midagi ja see on ajalooline hetk ja see kõlab niimoodi. Bolt murdis end lõpuks kasumisse. Siiamaani oleme me teadnud Bolti mitte kui kullerfirmat, kes sulle šnitsli või pitsa koju kätte toimetab või kontorisse või kuskile mujale, vaid teda on nimetatud millegipärast tehnoloogiafirmaks. Millest see tehnoloogia seisneb, on sügavalt arusaamatu,
aga teda on kogu aeg ette toodud või esile toodud kui äärmiselt edukat ettevõtet, kui Eesti järjekordset edulugu ja nii edasi, nii edasi. Sinna on sisse pumbatud riiklikke miljoneid. Ja ei mitte midagi. Ja nüüd lõpuks siis mingite aastate pärast, mismoodi see arvutus tehtud on, ega seda ka ju keegi ei ole välja toonud, aga nüüd lõppude lõpuks on saanud kasumisse. Siiamaani on kogu see ettevõte töötanud järelikult kahjumiga. Ja miks teda siis on kogu aeg ette toodud kui mingisugust musternäidist selle kohta, kuidas üks majandus peab töötama. Võib-olla siis ongi ette nähtud, et peabki töötama kahjumlikult. Ja nüüd, ja teine pealkiri sama teema kohta, ennekuulmatu Bolt jõudis kasumisse. No kuidas seda saigi siis enne kuulda, kui ta ei ole kunagi varem kasumisse jõudnud? Küll aga pööritatakse seal kuuldavasti väga-väga suuri summasid. Muide, kas või selle taksonduse koha pealt, selle Bolt ja kõik, kuidas on ikkagi võimalik olnud see, et sinnamaani jõutud on? Oli kas või Kiisu takso, Tulika taksost välja kasvanud, et kunagi oli taksopark ja see maksis riigile ju kogu aeg mingisuguseid makse. Käibemaksud ja tulumaksud ja mingid töötajamaksud ja sotsmaksud ja kõik, see kõik laekus riigi kassasse. Noh, oli seda vähe või palju, selle üle praegu vaidlus ei käi või juttu sellest üldse ei ole. Küll aga laekusid sealt riigi eelarvesse maksud. Tänasel päeval Boltist ju mitte mingisuguseid makse ei tule. See on ju mingi platvorm, kaasamisplatvorm, tehnoloogiaplatvorm, ükskõik kuidas teda nimetatakse. Ta ei ole ei takso, ta ei ole otse kui nagu teenindusfirma ka ei ole. Ja mis maksud sealt laetuvad kuuldavasti? Peaaegu, et mitte mingisuguseid. Miks see nii on? No võib ainult oletada. Kas keegi kuskil kedagi toetanud on, mingite kampaania plakatite kleepimise kinni maksnud või nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ei oska öelda. Igal juhul õnnitleme Bolti, Bolt on jõudnud kasumisse. Nii, koolielust ka natukene midagi. 10. juuni oli Laagri kooliperele pidupäev, sest 9 lendasid pesast välja kuldse tuleviku poole. No, ilus. Saue abivallevanem, parempoolne Andres Kaarman andis neile kingina kaasa meeldejäävad sõnad. Ja kuulake nüüd. 9 aasta jooksul olete te siin väga palju õppinud ja ma olen teiega 100% nõus, et kõike seda, mida teile on siin õpetatud, igasugust jama võib-olla ei olekski pidanud üldse õppima. See on siis nüüd sel puhul, et üks kooliaste, üks õppekontsenter on ühtede noorte jaoks läbi saanud ja siis tuleb välja, et olete õppinud kõike seda, mida üldse polekski vaja olnud õppida. Tegemist on parempoolsega, tuletame meelde, mida ütles hiljaaegu, me lugesime siin selle ette ka, parempoolsete kommunikatsiooni ekspert või juht või ükskõik, kuidas seda nimetada. Ekvard Joakit ütles, et mis asja, mis bioloogia, geograafia, füüsika, tuleb välja jätta sellised distsipliinid, millega mitte midagi kuskil peale ei ole hakata. Juvis on parempoolsetel mingisugune hoiak võetud, et kooliga tuleks üldse hoopis teistmoodi ümber hakata käima. Kantsler Mändmaa Sotsiaalministeeriumist ütleb niimoodi. Erihoolekandesse on vaja 200 miljonit, muidu pannakse teenused kinni. Teenus viiakse kohtupinki, mõistetakse talle seal 15 päeva või 20 aastat ja kinni ta lähebki ja istub seal oma ette ja võib-olla isegi teeb linadest mingisuguse nööri, poetab pisara ja lahkub vabatahtlikult siit elust. No, kuidas on teenuseid võimalik kinni panna? No ei ole, lihtsalt ei ole. Teenustega võib teha lõpparve, teenuseid võib enam mitte osutada näiteks. Võimalusi selle väljaütlemiseks on küll ja küll, aga miks just selline valiti? Ju siis see iseloomustab seda kantslerit, kellel on ka sooga mõningaid segadusi. Ei tea, kas ta on sellega rahul nüüd, mis selle tulemusega, mida ta peeglist näeb või mitte. Aga see on loomulikult tema enda asi. Ülevaade on kirja pandud
ja kõlab see niimoodi. 5 –, tegemist on ansambliga, muusikakollektiiviga. 5 – on 10 aasta jooksul saatnud skandaalid, narkootikumid ja hullunud fännid. Narkootik, ei ole kuulnud, et keegi oleks neile seda pahaks pannud või julgeolekuorgan oleks öelnud, et kuulge, see on teadupärast keelatud tegevus, kus te seda saate ja nii edasi, nii edasi. Ei, nad on vastupidi tõstetud suisa iidoli staatusesse ja jätkatakse. Bändis on 4 liiget. Estoni Kohver, Päevakoer, Lancelot ja Põhja-Korea. Sellised huvitavad nimed. Aga milleks üldse vaevata siis ennast mingite Jaanide või Jüridega? Pange Sahtel, Kohver, Riiul, Lamp, Mikker ja suurepärane. Ja lisatakse ka seda, et paar kuud tagasi lahkus meie seast ka bändi endine liige venelane. Ilus nimi. Tsahkna ütleb Financial Timesile Ukraina droonide Eestisse eksimine on vastuvõetav hind Venemaa ründamise eest. Me ei tea, mida akadeemiku peas parasjagu toimus, kui sellise lausega valmis sai, aga igal juhul kõlab, nüüd ei saa aru, et Venemaa ründamine on siis kas halb asi, Venemaa ründamise eest on vastuvõetav hind see, kui Eestisse eksivad Ukraina droonid. Tähendab, see on siis hea või halb või kas need droonid, mis siia eksivad, see on siis see hea või halb või kuidas moodi. Me kujutame ette, et välisministri asi oleks, kui mingisuguse teise riigi droonid siia eksivad ja võivad siin mingisuguseid jamasid põhjustada, ükskõik kas purustusi või siis isegi kedagi vigastada, hullemal juhul veel tappa, siis oleks esimene asi, kutsutakse saadik välja, öeldakse, antakse noot ja kästakse see tegevus lõpetada. Vastasel korral, võtame omalt poolt mingisugused meetmed tarvitusele, aga ei, selle asemel tulevad mingisugused sellised huvitavad laused. Kordame veel kord üle, see on ilus. Ukraina droonide Eestisse eksimine on vastuvõetav hind Venemaa ründamise eest. See tähendab, et rünnatakse, see on halb ja sellest tuleb hinda maksta või vastupidi on see hea ja tuleb hinda maksta. Ja see hind on see, et kõik see hakkab siin plaavat. Väga huvitav. Ja seda räägib välisminister. Ma ei tea, mismoodi ta siin kuidagi sattunud on selle ametikohale, aga näete, meil on selline süsteem kuidagi loodud, et on täiesti võimalik. Liisa Pakosta on jällegi öelnud. Ta ütleb Tartu vanglarendi vastastest protestiaktsioonide kohta. Mulle meeleavaldused meeldivad. Ainult, kui see oleks niimoodi tema poolt olnud, siis me saame aru, et ta kuidagi ütleb, et talle need meeldivad. Need on ju selle vastu. Talle ikka meeldivad. Huvitav. Sotsiaalministeeriumi kantsler jällegi Maarja Mändmaa tunnistas Delfile antud intervjuus, et riik ei täida praegu seadust, kui ei võimalda vajajatele erihoolekande teenust. Jääb mulje, et seda räägib keegi kolmas isik, aga seda räägib Sotsiaalministeeriumi vastav ametnik, kes lihtsalt nendib, et praegu seadust ei täideta. Võib-olla oleks vaja sinna mingisugune isik leida, kes seda seadust täitma hakkab. Või kui seda täita ei ole võimalik, siis leitakse mingisugune uus seltskond, kes teeb selle seaduse näiteks ümber. Või leitakse üks uus inimene Mändmaa asemele, kes lõppude lõpuks ikkagi otsustab seadusi, mis meil kehtivad, täitma hakata. Praegu tunnistab ausalt üles, ei täida. Uus seadus. Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada. Ja esiteks peenramaad ei peeta. Peetakse näiteks loomi. Või peetakse ülal, kedagi kuskil. Aga peenramaad ei peeta. Seoses sellega on muidugi välja tulnud see, et meil on ametnike kvaliteet
otsuste kvaliteet ja kõik see meenutab meile midagi, kõige hullemaid nõukogude aegu, ütleme 46-7 kuni ütleme 53. See on siis lõssenkismi ja kõige selle selline õitse aeg, aga me oleme jõudnud täpselt sama kohta. Ja kusjuures seda loetakse ette ja keegi kirjutab seda ja peab seda täiesti normaalseks. Isegi kõige hullematel aegadel on inimene olnud õigustatud subjekt selleks, et ta võib oma aias kasvatada kas porgandit või jänestele kapsast või seal üldse mitte midagi kasvatada. Palun väga, muidugi kanepi kohta see ei käi näiteks, teatud kanepisorti kohta. Aga seda on kogu aeg lubatud. Ja nüüd siis, olge lahked, inimestel on vist igav või on hakanud see mingisugused toiduained või mingisugune muu kuumalaine kuidagimoodi mõjuma. Vikerraadios Kristina Kallas pensionide indekseerimisest. Riik peab ütlema ausalt, mis on juhtumas. Ma olen seetõttu ebapopulaarne, sest ütlesin ausalt välja, et pensionide indekseerimisega me järgmise 10 aasta jooksul välja ei vea. Nii sõnas Eesti 200 juht Kristina Kallas. Ta tahab öelda seda, et ta on ebapopulaarne selle tõttu, et ta on aus. Siin on jälle nagu tegemist mingisuguse kolmanda seltskonnaga, kes kritiseerib kellegi teise tegemisi. Tuletame meelde, et Kristina Kallas on praegu ministrina valitsuskoalitsioonist. Mitte keegi ei räägi näiteks kõrgemate riigiametnike või siis ka riigiettevõtete juhtide palkade indekseerimisest, sest see pidi olema ju ette nähtud vastavalt seadusele. Sinna ei saa keegi mitte midagi parata, seda seadust ei saa ümber teha ega kaasajastada ega mitte midagi. Ei saa mitte kelleltki tema 10 000-lisest palgast midagi maha võtta. Muide, pakun provisoorselt välja, et kui näiteks täna pärastlõunal öeldakse, riigiettevõtete juhid hakkavad saama palka poole vähem. Said 10, hakkad saama 5. Mis siis juhtub? Muide, mitte midagi ei juhtu. Kas keegi lõpetab töö selle ametikoha peal, ütleb, see palk mind ei rahulda, ma lähen kuskile mujale? Ei. Üsna suure tõenäosusega, ütleme 99,99% jäävad need kõik ametisse sellepärast, et aga kuhu ta siis läheb? Kõik ei ole olnud kaitsetööstusega seotud. Et selles mõttes, et on endale kuldse niisuguse maandumispaiga juba valmis pannud väga pehmelt ja väga tulusa seal juures. Milrem Robotics ja või ma ei tea, mis need Frankenstein või mis need kaitsetööstusettevõtted meil on. Sest ega nemad ju ka sisuliselt midagi ei tooda. Meil Eestis tootmist kui sellist ei ole. Küll aga on nende ettevõtete tegevuse põhisisu nii-öelda rahastuse kaasamine ehk raha sisse kühveldamine, kõrgete palkade ja kõikvõimalike boonuste nautimine ja nii edasi, nii edasi. Ega toodavad kuskil teised, keegi teine. Me võime sellest pikalt teinekord rääkida. Aga olgu, Mare Roosileht ütleb meile. Nüüd teate, et kui te enne ei teadnud, siis nüüd teate, kus areng hakkab pihta. Eesti järgmine arenguhüpe algab Ida-Virumaalt. Nüüd on meile antud võimalus. Meile, kellele meile, ei tea. Ja selleks, et siis mingi arenguhüpe toimiks, selleks peaks siis kolima kas Ida-Virumaale. Milles see hüpe seisneb? Vaat seda ei ole mitte keegi, mitte kuskil meile ära seletada suutnud. Jätkab niimoodi. Eesti arenguhüpe algab Ida-Virumaalt. Ilmselt ei kahtle selles keegi. Keegi selles ei kahtle, et Ida-Virumaalt esmakordselt öeldaks välja, aga juba on selline lausejupp juures. Ei kahtle selles mitte keegi. Vot niimoodi. Järelikult on siin kaalul palju enam kui ühe piirkorra areng. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. No loomulikult ta peabki seda Ida-Virumaa kolledžit kiitma, et ilmselt meie kolledž ongi siin, kus te saate vastava ettevalmistuse, aga tegelikult on küsimus puhtal kujul nagu ikka rahas.
Jumala pärast, andke raha, ärge kinni pange, loome ka töökohti juurde. Me siin kindlustame teile järgmise hüppe ja hüppame ei tea kui kõrgele ja kaugele, aga see hüpe tuleb võimas. Ja selles, nagu öeldud, ei kahtle mitte keegi. Nii, räägime edasi. Selline pealkiri, vaimse tervise abi Eestis muutub. Mida uus süsteem tähendab inimestele? Aga kellele siis veel? Kas koduloomadele, maastikule, tööstusele, majandusele, kosmosele või millele? Kellele see üldse on ette nähtud? Ja panete tähele, sõna psüühika, psühholoogia, sotsioloogia, sotsiaalpsühholoogia, need terminid on käibest kadunud. See on asendunud mingisuguse salapärase vaimse tervisega. Tal on vaimse tervise häireid. Selle asemel, et öelda, et inimese psüühika ei ole korras, seal on teatud deviatsioonid, seal on patoloogiaga tegemist ja nii edasi. Psüühika ei ole korras, psüühilised häired, psüühikahäired ja nii edasi. Ei, nüüd on mingisugune vaimne tervis. Mida see täpselt tähendab, siiamaani muide ma olen otsinud üsna pingsalt selle määratlust ja seda määratlust meil olemas ei ole tänase päevani. Ja väga paljude asjadega niimoodi selle sõjaohuga ja täpselt samamoodi, kui meil kogu aeg räägitakse, et no nüüd algab ja nüüd tuleb ja nüüd kohe Martin Herem ütleb, kuidas see käis, et tema küll, ta on muide tuleviku mõtte professor Tartu Ülikoolis, sinna on ta määratud ja ütleb niimoodi, et tema küll mingile heidutusele ei panustaks, vastupidi, tema tegeleks ainult sõja ettevalmistamisega. Meenub, üks oli selline huvitav tegelane James Forrestal, Ühendriikide kaitseminister kunagi ja tema vaimse tervisega ka ilmselt ei olnud kõik päris korras ja ta oli, kui ma ei eksi, Harry Trumani juures valitsemise ajal ja tal õnnestus ka haigla 16. korruselt välja hüpata ja isegi hüppamise pealt veel karjus, venelased tulevad. No asi võib viia sinnamaani välja, juhtub ka paremates perekondades ja tunnustatud poliitikutega. Nii, video, selline pealkiri. Monaco plahvatuses sai viga Ukraina multimiljonär, kes on Eestist välja saadetud jõuguliidri isa. Aga muide, Ukraina pressis ka praegu, mis on teadupärast üsna suurte kammitsate küüsis ja kõike avaldada muidugi ei saa, aga seal on mitmed väljaanded, kes vaatamata sellele ikkagi arutlevad asjade üle ja tuleb välja. Meil ei ole seda millegipärast mitte kuskil kirjutatud. Tegemist võib olla, nüüd ma räägin sellest, mis on Ukraina ajakirjanduses avaldatud ja tegemist võib olla võimuvõitlusega, sellepärast et Zaluzhnyi, kes on teadupärast saadik Londonis, on öelnud vaatamata praeguse presidendi hoiatustele, et ta on siiski kavatseb, kui nüüd valimised tulevad, siis ta kavatseb ka presidendiks kandideerida. Nüüd, kes toetavad Zelenskit, kes toetavad Zaluzhnyi, need on erinevad jõud ja see samane Jermolajev, kes õhku lasti, tema kuulub niinimetatud Dnepropetrovski või ehk siis Dnipro klanni, seal on terved tööstusettevõtete endised juhid, kellelt sisuliselt võeti kõik käest ära, sellepärast et praegune administratsioon arvab, veel kord, ma tsiteerin praegu Ukraina pressi, praegune administratsioon arvab, et kõik, mis seal on, see kuulub sellele klannile, mis on olemas olev ja Dnepropetrovski omadele näiteks ei meeldi see, et neilt on enam-vähem kõik ära võetud. See klann muide on suurel määral kogunenud just Monacosse, nad arvavad, et nad seal võivad olla üsna ohutult ennast tunda. Selle seltskonna nimi on alates 2022. aastast Monaco pataljon, sinna kuulub umbes 50-60 väga rikka inimese ümber
kes on kõik huvitatud sellest, et saaks üht-teist tagasi ja mitte ainult tagasi, vaid ka natukene rohkem kui enne oli ja nii edasi. Nii et suur võimuvõitlus, aga millegipärast meile neid ei räägita, kas või kuidagi viidates Ukraina allikatele, oleks siiski nagu õiglane teada seda, mis tegelikult kuskil toimub, mitte ainult lugeda meie ekspertide jutte, mis üha hullemaks muutuvad ja mis on 4 aasta jooksul tõestanud kas või seda, et ekspertideks neid isikuid küll mitte kuidagi pidada ei saa, sellepärast et nende poolt välja öeldu ei vasta mitte kuidagi moodi tegelikkusele ega isegi ei peegelda seda. Aga kui nii, siis olgu pealegi. Korralik, nüüd tuleme korraks vaid selle aedviljade juurde tagasi, korralik kommunikatsioonikäkk, aedviljakasvatajate määrus tehakse ümber. See tähendab, et tegemist on kommunikatsioonikäkiga, mitte inimeste mõttekäkiga, et nad sellise asja üldse välja suudavad mõelda, sellisel kujul vormistada lasevad ja sellega ka avalikkuse ette välja tulevad. Küsimus on lihtsalt kommunikatsioonis. Me ei tea. Ukraina juurde ka nüüd hüppame edasi tagasi, aga seal oli üks tore lause, lugesin välja, kus Ukraina üks brigaadikindral lasti maha, kelle poolt ei ole siiamaani teada, aga maha tema lasti ja siis ametlikus teadaandes oli öeldud niimoodi, leiti brigaadikindrali, mitte kindrali, vaid brigaadi ülema kuulihaavadega surnu keha, millel vägivaldse surma tundemärgid puudusid. Selline oli siis ametlik teade. Aga ju on siis võimalik. Aga läheme edasi. Peeter Tali arvab, sõjaraport. Peeter Tali, mobiliseeritud venelaste eluiga rindejoonel on vaid 20 kuni 30 minutit. Võt siin hakkab juba puhas matemaatika nüüd tööle, ükskõik kuidas me sellest suhtume, on see vähe või palju või on see hea või halb või ükskõik kuidas. Kui saabub rindele, 20 minutit elab ja valmis. See tähendab, et iga 20 või 30 minutidega peaks toimuma uus mobilisatsioon, sellepärast et eelnevad on juba taevariiki jõudnud või põrgusse, ükskõik kuhu. Seda ju ei ole juhtunud. Selle matemaatika järgi, ma palusin ühelt matemaatikult abi, ma ei ole ise kuigi tugev selles, ta ütles, et selle arvutuse järgi peaks Venemaa elanikkond juba ammu otsas olema. Kõik suured ja väikesed, paksud ja peenikesed, noored ja vanad, ilusad ja koledad ja kõik. Aga tekstiks hea küll. Läheme edasi. Delfi meedia esindajad vandeadvokaadid Mari Männiku ja Anne-Gret Reisi selgitasid vastu väites, et ajakirjanduse sekkumine avalikkuse tähelepanu väärival teemal peab olema põhjendatud, aga nüüd kuulake. Samas ei kaalu õigus eraelu puutumatusele üles ajakirjandusvabadust. See tähendab, et kui on huvi, siis ei huvita meid sinu eraelu puutumatus või selle õiguse rakendamine või kasutamine ei huvita. Kui ikka tahan teada ja kui keegi mingisugune kroonika või ükskõik keegi tahab midagi kirjutada, siis peab tal see võimalus olema, sest see võimalus kaalub üles sinu õiguse eraelu puutumatusele. Nüüd, kuidasmoodi see kõik klapib, no ei tea. Nii siis on sõjaväljalt natukene, mitte sõjaväljalt, aga militaarteemadest natukene veel. Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. See tähendab, et meie omad ei juhigi siis enam meie oma kaitseväge ja milleks meile siis mingisugused kindralid ja kaitseväe juhid, kui Saksa-Hollandi korpus on selle juhtimise üle võtnud. Selline on pealkiri, siit tekib ainukene mõte, mis siit tekkida saab, ongi nii, et enam meie omad ei juhi ja on toodud juhid Saksa-Hollandi korpusest.
Kallas ütleb niimoodi. Sõja ajal ei saa ennaktempos eelarve defitsiiti vähendada. Kristina Kallas. Sõja ajal, kas me oleme sõjas, lõppude lõpuks otsustagu ükskord ära valitsuse tasemel, öelgu ametlik seisukoht, et kas me oleme sõjas või me ei ole sõjas. Kristina Kallas ütleb, et sõja ajal ei saa ennaktempos, mis see ennaktempo tähendab, ei tea, eelarve defitsiiti vähendada. Mida ta sellega öelda tahab, ei tea, aga näe, ütleb. No aga võib-olla tal on eesti keelega mitte kõige parem just. Võib-olla ta mõtleb siiamaani mingis teises keeles. No, kodukeel tal vene keel ju oli. Aga parempoolne ütleb meile niimoodi, pensionite, mitte pensionite, vaid pensionidee. Ta on seminar tüüpi sõna, aga olgu pealegi. Pensionide mitte indekseerimine tuleb lõpetada. Ka eakad peavad aitama Eesti riiki võlakriisist päästa. Tuleb välja, et me oleme võlakriisis, see on üks asi. Ja nüüd teine küsimus, kes meid sinna võlakriisi juhatanud on? See on see samane E200 ja Reformierakond, see on meil praegu koalitsioonis, ametlikult valitsuses. Tuleb välja, et kõik need kõige maailma kõige paremad rahandusministrid, peaministrid ja kes meil veel kõik on, nemad on juhtinud meid võlakriisi. Kas siis niimoodi? Või mis selle peale öeldakse? No, ei oska. Ja ta ütleb veel niimoodi. Eesti riigivõlg ähvardab lähiaastatel plahvatuslikult kasvada. Meid päästab pankroti kursilt, otsus lõpetada pensionite ja teiste kulude automaatne indekseerimine. Mis kulusid siis veel indekseeritakse? Ainult mitte riigikogujate palkasid, ei mitte tippjuhtide seal, no, meil oli natuke aega tagasi, meil oli sellist juttu ka, ei, mitte midagi. Võib-olla tuleks siis Toompea asemele ka mingisugune muu asutus panna. Muide, Inglismaal on see genius loci, ehk see tähendab koha vaim. Vaadake, see tähendab seda, et kus meie prohvet Maltsveti järgijad, hõstid, nemad olid siin Tallinna lahe ääres ja ootasid valget laeva. Ja nende maamärkide järgi, et seal on kirjeldatud, kus see majakas oli ja nii edasi, on võimalik eksimatult kindlaks teha, et see on täpselt sama koht, kus koha peal on laulupidu püsti pandud. Nii et see laulupeo tänane plats on täpselt selle koha peal, kus maltsvetlased omal ajal ootasid valget laeva. Ja ma ei tea, kas see nüüd on kuidagi sobilik või mitte, aga need Londonis on Buckinghami palee, seda teavad kuningliku residentsi, seda teavad ju, väga paljud teavad, mõni muidugi ei tea, aga võib järele vaadata, igavesti tore ja vägev ehitis, aga selle koha peal oli varem meestele mõeldud brothel inglise keeles, ehk siis bordell. Juba tol ajal olid niisugused asjad olemas. Ja kas siin ka mingisugune genius loci mängus on, ei tea, raske öelda, aga näete, et see Buckinghami palee ei kerkinud mitte tühja koha peale. Nii, kui Londonist paar sõna, siis hiljaaegu tuli jutuks ka. Ja kui kellelegi ütled, et näiteks Big Ben ja Big Ben, siis räägitakse kohe otse kas kellast või kellatornist, mis on Londoni üks vaatamisväärsusi ja kahtlemata üks selline landmark või maamärk, mille järgi, kui näidatakse seda pilti, siis ütleb, tegemist on loomulikult Londoniga, tegemist on loomulikult Big Beniga, aga tegelikult Big Ben ei ole ei see torn ega see kell, tähendab see sihverplaadiga, kus on osutid, vaid Big Ben on see kell, mis on tornis, tornikell. See on nagu meil kiriku tornis, sellepärast, et eesti keel on niisugune huvitav keel, näiteks kella kohta, mis meil käe peal näiteks on, selle kohta omaette sõna ei olegi. Kell on see, mis on kiriku tornis või kuskil mujal tornis ja selle järgi käis elu ju siin sajandeid ja kell kui niisugune praeguses tähenduses, mis meil käe peal on või kuskil telefoni küljes, see on suhteliselt hiline termin ja hiline väljend, sellepärast, et
kellad tulid vallamajadesse, tulid alles oma 150 aastat tagasi. Esimesed, mis tulid enne, päikesekell oli ka tõsi küll kasutusel. Aga niisugune huvitav jah. Nii, meediakriitika. Marju Himma ütleb, verevahetus ja ERR-i ja Postimehe vahel võiks tuua värskust kogu meediamaastikule. Jutt on siis sellest, et osad ajakirjanikud ERR-ist läksid Postimehesse üle. Ja nüüd, ja Marju Himma väidab, et on ajakirjanduse uurija, võib-olla uurib ka, ei tea. Võiks tuua värskust kogu meediamaastikule, tähendab, siin ei võeta seisukohta. Ja kusjuures räägitakse ju konjunktiivis. Ei julge öelda, et see on hea või on see halb või mis on siin selles head ja mis on selles halba, mis see kaasa võib tuua. Ei, see võiks tuua. See tähendab, ma midagi ütlesin, aga samas mitte midagi ütlemata. Päris ilus. Dirigent Arvo Volmer ütleb niimoodi. Ilma uue saalita me Eestis Wagneri suurteoseid arvestataval viisil publikuni tuua ei saa. Äkki on liiga palju ette võetud lihtsalt. Me teame seda, et praegu on näiteks Estonia ooperis olukord selline, et ooperikoor kui selline, kui sealt tuleks midagi natukene massiivsemat lavale tuua, siis tuuakse Lätist, tuuakse ooperikoor koos lauljatega kohale. Endal meil seda võimekust ei ole. Ja enne kui Wagneri juurde minna, tõepoolest suured teosed, ma olen juhtumisi Reini Kulda näinud kunagi suures teatris. No võib-olla tõesti mõningatele truppidele maailmas käib selle lavastamine või lavale toomine üle jõu, aga see oli muidugi, see oli vägev, mis sealt laval kuulajate ja vaatajate ette voogas. Aga olgu, aga uus saal tegelikult iseenesest ei garanteeri teile mingisugust ei kvaliteeti, ei kvantiteeti, ei mitte midagi. Uus saal ilma pillimeesteta, ilma lauljate, ilma interpreetideta on lihtsalt tühi ruum ja ei mitte midagi eri. Juhtkiri, olgem vahelduseks uhked selle üle, et Eestil hästi läheb. Juhtkiri, olgem, kus koha pealt see hästi läheb, enne just räägiti, et oleme võlakriisis ja pankrotikursil ja nii edasi, aga nüüd tuleb juhtkiri, ütleb, et läheb hästi. Ja majanduslik optimism on nakkav, kasutagem seda Eesti majanduse kasvatamiseks. See tähendab, et kui me kasvatame Eesti majandust, siis mida me kasvatame? Kasvatada teadupärast ei ole mitte midagi võimalik, mitte mingitel tingimustel. Kasvamine on ise regulatiivne protsess, objektiivne. Te võite ju öelda, et te kasvatate akna peal sibulat näiteks. Aga tegelikult sibul kasvab ise. Mida te võite teha? Te võite talle anda valgust juurde või vastupidi seda vähendada. Mingi väetisevedelik võib-olla või väetise muld või mingisugune niisugune asi. Siis lõikate sealt taimelt küljest ära mingisuguse jupi, mis on kärbunud. Teisi sõnu, te loote kasvuks maksimaalselt soodsad tingimused. Kasvatada füüsiliselt ei saa mitte keegi, mitte kuskil, mitte kedagi ega midagi. Ka inimese kasvatamine. No te võite 1,50 m kasvatada ükskõik kui palju. Ta on ikka 1,50 m ja 2 meetrine on 2 meetrit. Ja tema kasvatamine lihtsalt ei ole füüsiliselt mitte kuidagi moodi võimalik. Arenguga on muide täpselt samasugune lugu. Areng kui selline on ka täpselt samamoodi iseregulatiivne protsess. Te ei saa mitte kuskil mitte kedagi arendada. Mida te saate teha, on luua arenguks võimalikult soodsad tingimused. Inimeste puhul näiteks selgitada välja, et talendid, anded, neile toeks olla, neid igatepidi soosida, luua tingimused nende annete väljakujunemiseks ja et inimene saaks neid rakendada oma hilisemas tegevuses, töös, loomingus, ükskõik kuidas soovite. Nii, aga siis samal ajal meil on ju Venemaast oli juttu natukene riivamisi, aga värske raport on ilmunud. Gaasi import Venemaalt Euroopa Liitu on 2026. aasta
avakuudega kasvanud, kuigi plokk on ametlikult alustanud oma ajaloolist võõrutusravi kõnealusest kraamist. No, võõrutusravi on alanud, aga Vene gaasi import on samas ainult suurenenud. Ja siin on küll küsitav nüüd, kui me räägime mingitest majanduse paranemisest, kasvamisest või mingite paremate tingimuste loomisest, siis on küsimus, miks Eesti peab olema selle rongi ees jooksma, et täielikult olema keelanud selle impordi, kui see import on samal ajal lubatud, me saaksime seda gaasi siin oluliselt väiksemate hindadega, see tuleks ainult majandusele, tuleks see kasuks inimest. Lõppude lõpuks, ega meil majandust ei ole vaja kasvatada või arendada, nagu meil räägitakse. Lõppude lõpuks ühiskond on see, mis võiks sellest, või õigemini ka peaks sellest võitma. Kogu see majandus peaks süsteemina, peaks olema allutatud ühiskonna huvidele, garanteerimaks ühiskonna liikmetele selle tõsiselt võetav toimetulek, vääriline hakkamasaamine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Praegu on see süsteem meil pea peale pööratud. Inimene on meil majanduse jaoks, peaks olema vastupidi. Nii lihtne see ongi. Peaasi on olemas selline portaal, kus räägitakse kõikvõimalikel teemadel, mis on peaasi, mis kõige olulisem on. Tulemuste kultus koolis tapab noorte vaimset tervist ja me nimetame seda hariduseks. Mida siis nimetatakse? Ei tea, tulemuste kultust või vaimset tervist või mida? Ei tea. Tulemuste kultus kurnab nii lapsi kui ka täiskasvanuid. No sellele on muidugi raske vastu vaielda. Aeg on liikuda haridussüsteemi poole, kus vaimne tervis ja õppimine ei ole vastandlikud mõisted. Kas see on kuidagi siiamaani siis olnud vastandlikud mõisted? Selles mõttes küll, et see vaimne tervis kui selline on nüüd võrdlemisi uus mõiste, seda varem pole olnud, varem kasutati teaduslikke termineid, psüühika, psühholoogia, psühhiaatria, kui soovite, ja nii edasi ja nii edasi. Aga miks nad peaksid olema omavahel vastuolus? Ei tea. Ja seda kirjutab meile, teate kes? Peaasi.ee haridussuuna juht. Ma ei kujuta ette, kus koha pealt nad oma raha saavad, ma üldse imestaks, kui jälle riigieelarvest on suudetud selgeks teha, kuivõrd vajalik see kõik meie liikumisel. See tuleb see, kuidas see lööklause, Hardo Aasma armastas seda korrata. Õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke ja see on täpselt samasse auku. Juhtkiri. Z-põlvkonna koolilõpetajaid tasub kuulata. Nad aitavad Eestit normaalsemaks muuta. Siit teeme järelduse, et Eesti ei ole normaalne. Siit teeme ka veel ühe järelduse, mitte ei ole vaja muuta normaalseks, vaid lihtsalt natukene normaalsemaks. Ja Z-põlvkond, alles see oli, et kui sa näiteks paned endale Z-põlvkonna särgi selga, seal on Z on peal, siis esimene politseipatrull, kes siin toimetab su minema, sõja sümbolite või agressori õigustamise või tont teab, mille pärast veel. Z-täht iseloomustas ju Vene armee kõikvõimalikke sõidukid, see oli Vene armees, oli selline, ma ei tea, võib-olla siiamaani on kasutusel. Aga nüüd on Z-põlvkond, siin Z kõlbab küll. Ettevõtjad ütlevad, järgmise presidendi ametiaeg on sõjaks valmistumise aeg. Järgmise presidendi ametiaeg on sõjaks valmistumise aeg. Me ei tea, mis see peaks tähendama. Esindusrollist Eestile enam ei piisa. Lisavad veel niimoodi. Ettevõtjate seisukoht. Ei tea, missugused ettevõtjaid on üle kuulatud, kes need kõike arvavad, aga nii on kirja pandud. Läheme edasi. Rahva seas läbi viidud eeltöö näitab, et uus riigipea peab olema kõrgeima võimaliku militaarse ja strateegilise kompetentsiga. Rahva seas läbi viidud eeltöö. Mis eeltöö on läbi viidud? Mis eeltöö? Ja see töö näitab, ei tea, et uus riigipea peab olema kõrgeima võimaliku militaarse, missugune see võimatu siis on?
milline on võimatu militaarne ja strateegiline kompetents, kui meil on vaja võimalikku, no kõrgeim, mis on kõrgeim militaarne kompetents? Paneme 4 tähe kindralile 1 tärni juurde ja ongi või ei ole või nimetame ta lihtsalt kõrgeimaks või. See on nagu Euroopa kõrge esindaja, Euroopa diplomaatia kõrge esindaja Kaja Kallas. No, see nimetus on ju ka kõrge esindaja, mis siis on ka madal esindaja olemas või, ei tea. Lihtsalt need tekstid on, ma ei tea, kelle jaoks nad on koostatud, aga igal juhul koostatakse ja väga paljud kindlasti on nendega ka rahul, aga see tähendab, on saabunud selline situatsioon, kus on ükskõik, mida kirjutatakse, igaüks loeb sealt välja, mida tahab, mõtlemata seda, mida see tegelikult tähendab või tähendada võiks. Nii, autoturg jätkas juunis kasvu. Kas siis turg kasvas, kuhu ta kasvas? Kas kõrgustesse, laiustesse või ehitati autoturu ümber uus tara, ta kasvab, autosid on rohkem või on raha rohkem või on inimesi rohkem või on ostjaid rohkem, mis tähendab autoturg kasvas. Nõmme turg kasvas, äkki käive kasvas hoopiski või veel mingisugune asi, no võta kinni. Ja nüüd eestlase selline käitumisõpetus, ellujäämisõpetus. Võid põlvili roomata, aga Valge Maja otsustusprotsess on Balti diplomaatidele kui must kass. Võid põlvili roomata. Miks peaks põlvili roomama? Inimesel on selgroog loodud, inimesel on sääled, reied, võime käia püsti, roomavad teadupärast mingid teised olevused, aga ju siis seda peetakse täiesti loomulikuks. Sa võid ju roomata, aga noh, ikkagi teevad, mis tahavad ja me ei tea ikka, kas me ikka piisavalt hästi oleme roomanud, kas meie roomamisjälg on piisav selleks, et otsustada meie heade kavatsuste, meie orjameelsuse või ma ei tea, tont teab veel mille üle. Ma vaatan korraks, palju meil aega on natukene. Ma võtsin täna kaasa ekstra Oskar Looritsa Eesti rahvusundi maailmavaade. Ja siin on üht-teist kirja pandud. Eelnevalt ütleme veel nii palju, Oskar Looris toonitab seda ka korduvalt. Kultuuri kontekstis ei ole sobilik rääkida kategooriates hea, halb, õige või vale. Teatavate rahvaste puhul on mingid asjad niimoodi, teised saavad sellest aru niimoodi, kolmandate puhul ei ole see üldse mingi kõnealune teema, millest ei ole vaja üldse rääkida, iseenesest mõistetav, neljandate puhul on täiesti ükskõik ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Selle järgi ei saa inimesi ega mingisuguseid kultuure paigaldada erinevatele tasemetele. Kas või selles mõttes, et ühed on kõrgemad ja teised on madalamad oma arengu tasemelt. Ei, nad on kõik unikaalsed, see on ajaloo jooksul välja kujunenud kõikvõimalike subjektiivsete ja objektiivsete tegurite ja mõjurite koos mõjul, mitte kunagi ei toimu see ainult ühe või teise asja tõttu, vaid alati on mingisugune ühtsus, mingisugune koostoime ja see on lihtsalt niimoodi välja kujunenud. Ja Oskar Loorits kirjutab niimoodi. Ma palusin kord aastate eest Setu rahvalaulikult selgitust, mis asi see ilm õieti on, siis vastas ta häbelikult nagu oma mitteteadmise vabanduseks. Mul on väga sitt pää ja püüdis viia naljatelles teisale. Milleks ma vaevavat end huupi ja asjata selliste küsimustega, milleks mul selliseid asju üldse vaja teada. Ei olevat sugugi hea mõtelda liiga palju kõigest maast ja ilmast. Siis inimene ei saavat õndsaks. Tuttav sõna, kas pole? Jumal ei tahtvat seda, küll Jumal ise juba niikuinii kõik teab ja ise kõik ette mõtleb. Haarasin sellest ning pärisin edasi, kes see Jumal siis õige on. Setu naeratas naiivselt ja kobas abitult käega. Kes kurat sedagi just teab, küsisin uuesti, kas ta vähemalt usub Jumalasse. Nüüd sõnavallatu Setu muutub tõsiseks, hingab sügavalt ja manitseb pilguga. Jah, uskuma pidavat küll, usk olevat väga hea ja kasulik asi. Usk andvatki kõik teada, usu najal see ilm püsti seisvatki ja nii edasi. Oh, kui kaduvat usk,
siis tulevad kõigel lõpp. Ning jutukas setu hakkab nüüd värvirikkaid ja tundeküllaseid sõnapilte maalima küll viimsepäevast, küll kuradeist, ingleist ja pühakutest. Nii nagu neid vene papid tema esiisadele aastasadu ette maalind. Ta satub kaasahaaravasse jutuhoogu ja on otse kui kõigi meeli märgata, kuidas süttivad ja herksas fantaasias ilmarikkad nägemused konkreetsetest olenditest ja sündmustikust, tervest tegelikust ilmast, mille olemust ta alles äsja mõistusega abstraktselt kuidagi veel määritella ei osanud. Setu ei oska defineerida, tema kirjeldab, Setu ei taha filosofeerida, tema lihtsalt usub. Mida ta just usub, seda ta isegi selgesti ei tea. Tema näeb seda selgesti ja tunneb seda elavasti oma kirest läitva hingega ja sütevakabna põleva südamega. Ega sõna kirki tähenda ju Setu teadvuses veel midagi abstraktset, vaid üsna konkreetset tulesädet, mis sütitab südamet niisamuti nagu suitsutared. Mitte ainult Setu, vaid samuti ka Eesti rahvalaulikud ja targad ei tea esijoones, mis see on, vaid milline see on. Mitte milleks see on, vaid kuidas see on. Ei armastata ka meil just liiga palju pead murda selliste küsimuste üle, mis on see või teine ilm, kust ja kunas kõik on tekkinud, kuidas, mispärast ja milleks see kõik üldse olemas on. Küll tuntakse meilgi igasugu tekkelugusid ilma loomisest tervikuna ja üksiknähtustes, kuid need on siiski ainult jutufaktid, mitte teooria, ainult võõrsilt kuuldud kaunis ümbertöötamata toorainestik, mitte niivõrd oma algupärane ja küps looming, kõnelemata lisaks paljude ärkamise ja hilisemagi aja romantikute isiklikest sepitsustest. Arenemata on Eesti loomismüüdid, kuid nendegi hulgas kohtame ürgvanu motiive, mida niinimetatud läänes üldse ei tunta, küll aga kaugel idas. Ja nüüd veidi veel. Igal rahval on oma hingeelu põhihelid, oma erinev mõtteviis ja erinev arenguaste. See on sageli korratud väide, et Eesti rahvaloomingu tugevus ei seisa mõttesügavuses ega filosooflemises, vaid tundekülluses ja meeleolutsemises. Need laulikud, nüüd on tsitaat, need laulikud ei võinud kangelaslugusid luua, sest eepiline vaim neile oli võõras. Nad ei võinud ajaloolisi aineid tarvitada ega napilt välja töötatud ballaadidega toime saada, sest neil plastilist kalduvust liiga vähe oli. Need laulikud ei võinud ka jumalate müüte ja usulikke süsteeme sünnitada, sest nende filosoofiline mõistus oli äärmiselt edenemata. Ja teate, kes seda niimoodi ütles? See oli Friedebert Douglas. Andis sellise hinnangu. Ja nüüd selle kohta roomamise kohta. Siin oli, et roomame küll hästi, aga ikkagi Valge Maja mõtteviis on meie jaoks must kast. Nüüd on siis assonants ja alliteratsiooni, kes Eesti rahvaluulet natuke tunnevad, saavad kohe aru, millest jutt on. Laulaksin, minu laidetakse, sõneleksin, sõimatakse, vaideleksin, vannutakse, kardan laulust laidetama, häälesta häbi tulema, sõnast sõimu tõstetama, parem hakkan haugutama, saila saksu sajatama, kes mu väike venna võtid, koera vastu vahetasid, koerake võib karjas käia, vennakest aga vaevatakse, sallasakstest sõimatakse, kurjasti seal kõmmitakse, vahel selga võmmitakse. See on aastast 1878 üles kirjutanud Viru Jaagupist Madis Sommeri poolt. Nii et igatepidi on üks igavesti jama lugu küll. Aga tänaseks on meil kõik, mõtleme teinekord nende asjade peale ja suur tänu kõikidele meie toetajatele, loodame, et teid tuleb rohkem ja meie kohtume teiega taas nädala pärast, esmaspäeval taas lõunatunnis ja mis siin lõppu nagu ikka, et meie püha sõda läheb loomulikult edasi.